Head kolleegid, kõigepealt kohe ma ütlen ära, et ma tervitan seda ja Isamaa fraktsioonil on hea meel, et me oleme jõudnud täna nii kaugele, et me arutame põhiseaduse muudatust, mis puudutab kohalike valimiste hääleõigust ja siis Vene kodanike ja ka kodakondsuseta isikute hääleõiguse äravõtmist. Kahetsusväärselt see eelnõu, mis siia on nüüd jõudnud, on muidugi jõudnud, ütleme, 24. tunnil. Ja see on poolik lahendus. Ma väga loodan, et menetluse käigus me suudame need kaks eelnõud, pean silmas siis järgmist põhiseaduse muudatust, siiski mõlemad menetlusse jätta ja ühendada ja otsida laiapõhjalist ühisosa. Kuid selle eelnõu puhul paistavad väga selgelt sotsiaaldemokraatide kõrvad välja, kes on ahistanud kogu koalitsiooni, et teha põhiseaduse muudatus, mis on põhiseaduse vääriline, mis on kooskõlas põhiseaduse üldise kultuuriga, on õiguslikult korrektne ja vastab ka Eesti riigi julgeoleku huvidele. Mis tähendab seda, et lisaks agressorriigi kodanikele võetakse ära hääleõigus ka kodakondsuseta isikutel. Seda kahjuks ei ole. Ja nagu me teame, on sotsiaaldemokraadid eelkõige selle taga, seda on väitnud peaminister siin infotunnis, seda on väitnud ka väga paljud koalitsioonisaadikud, et selline on koalitsioonisisene kokkulepe, millest nad peavad lähtuma ja kinni pidama. Seega on siis mitte ainult koalitsioon, vaid kogu parlament ühe fraktsiooni pantvangid. Nüüd nii siseminister Läänemets kui Tallinna linnapea Ossinovski, mõlemad sotsiaaldemokraadid, on süüdistanud, et nende eelnõude puhul, mõlema siis põhiseaduse muudatuse puhul, püütakse manipuleerida valijaskonnaga. Mulle tundub, et kui keegi püüab, siis on need sotsiaaldemokraadid, kes püüavad säilitada oma elektoraati maksimaalses ulatuses, olgu nad siis Vene kodanikud või kodakondsuseta isikud, sõltumata, kas nad Eesti riigil on lojaalsed või mitte. Nende soov on manipuleerida just nimelt valijaskonnaga ja säilitada see maksimaalselt enda valijatena. Ja me näeme ju viimaseid samme, olgu nad siis pealinnas või olgu nad Narvas, kellele tegelikult orienteeruvad sotsiaaldemokraadid oma valijaskonnaga. Nüüd väga palju on räägitud 1992. aastast, kui praegune põhiseadus vastu võeti, kus siis anti see valimisõigus nii Vene kodanikele kui ka kodakondsuseta isikutele. Jah, tõepoolest olukord on oluliselt muutunud. Aga mis siis on öeldud? On ähvardatud sellega, et juhul kui nüüd kas see või järgmine põhiseaduse muudatus vastu võetakse, siis me kaotame Narva ja kaotame Ida-Virumaa. Ma tuletan meelde, 1992. aastal Läti Vabariigis ei antud valimisõigust ei Vene kodanikele ega kodakondsuseta isikutele. Aga nemad ei kaotanud ei Daugavpilsi, ei teisi piirkondi Lätis. Eestis anti ootuses ja lootuses lõimuda need inimesed. Ja Eestis taheti välja kuulutada Narvas autonoomia. Nii et ajalooline praktika ei kinnita neid ähvardusi ja ohte, mida siin siseminister väga uljalt välja pillub, mille taga tegelikult ei ole ajaloolist tõde ja mille taga ei ole ka julgeolekupoliitilist analüüsi. Need on tegelikult küllaltki tühjad sõnad. Nüüd arusaamatuks jäi mulle selle eelnõu, 61 Riigikogu liikme algatatud eelnõu esindaja selgitus, et me ei saa kodakondsuseta isikutelt hääleõigust ära võtta, sest see on vastuolus õiguskindluse põhimõttega. See on vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Ma ei hakka siin rääkima praegu sellest, mida on tehtud maksupoliitika või peretoetuste või kõige muuga, kuidas siin on käitutud õiguskindluse põhimõttega. Aga ma räägin selle sama põhiseaduse kontekstis ja hääleõiguse kontekstis. Aga kolmandate riikide kodanikelt, kes jagavad Eestiga ühesuguseid demokraatlikke väärtusi, nendele eelnõu algatajate arvates ei laiene õiguskindluse põhimõte. Šveitsi kodanikelt saab selle põhiseaduse muudatusega hääleõigus ära võtta küll. Jaapani kodanikelt saab hääleõigus ära võtta küll, kellel täna on. Uus-Meremaa ja Austraalia kodanikelt saab hääleõigus ära võtta küll.
Aga kodakondsuseta isikutelt ehk endistelt NSV Liidu kodanikelt, kes pole Eestis oma valikut teinud Eesti kodakondsuse kasuks, nendelt me ei saa hääleõigust ära võtta, sest see on õiguskindluse põhimõttega vastuolus. Teate, see argument ei pea vett. See argument ei pea õiguslikult vett ja see ei ole kooskõlas kindlasti ka mitte mingisuguse nii-öelda võrdse kohtlemise või demokraatia põhimõtetega. Nii et see eelnõu on väga nõrka ja ma väga loodan, et me menetluse käigus suudame selle eelnõu viia kooskõlla heade demokraatlike tavadega ja rõhutan, Eesti riigi julgeolekuhuvidega. Nüüd kahjuks eelnõu tutvustaja oma ettekandes ei jõudnud üldse võib-olla selle muudatuse kõige olulisema sisuni ehk selle lauseni, mis siia on siis lisatud. Kodakondsuseta isikute ja hääleõiguslike välismaalaste valimisnimekirjadesse kandmise tingimused ja korra sätestab seadus. Seda ei suutnud lahti selgitada mitte keegi põhiseaduskomisjonis ja see jäi ka täna siin, vaatamata minu küsimustele, täiesti vastuseta ja ettekandja oma ettekandes seda üldse ei puudutanud. Aga siin on kodakondsuseta isikud ja hääleõiguslikud välismaalased, see tähendab siis selle muudatuse mõttes nii NATO kodanikud kui ka Euroopa Liidu kodanikud pandud ühte lausesse, ühele tasandile põhiseaduse mõttes, kellele tuleb siis välja töötada kord ja ma ei tea, kas see siis peab sisaldama, nii nagu siin on spekuleeritud, mingisugust meelsuskontrolli kinnitamist või kedagi püütud välistada ja kas siis ka nüüd tulevikus Euroopa Liidu kodanikud, kes täna juba omavad valimisõigust ja kellele sellist erikorda vaja välja töötada ei ole olnud, töötatakse nüüd erikord välja ja ka nemad koos kodakondsuseta isikutega peavad hakkama nii-öelda lojaalsuskontrolli läbima ja taolist tõendit kirjutama ja registreerima ennast kusagil. Sellele küsimusele me vastust ei saanud. Ma ei räägi sellest, et seda eelnõud peab ka välja töötama, peab rakendama ja kõike muud, et mul tundub tõepoolest, et siin on ka jälle sotsiaaldemokraatide kaval käsi nii-öelda kavaldanud koalitsioonipartnerid üle, et võimalikult segaseks ajada see eelnõu, et ta oleks õiguslikult segane ja väga raskesti rakendatav, et see meil ebaõnnestuks. Ja loomulikult ei saa me kuidagi toetada seda, et kodakondsuseta isikute hääleõigus kohalikel valimistel kirjutatakse nüüd põhiseadusesse sisse. See põlistatakse põhiseaduses, mida seni ei ole. Seda kindlasti me ei tohi teha, see on väga vale ja see ei ole kooskõlas ka senise nii-öelda põhiseaduse kultuuriga. Ja lühidalt kokkuvõttes ma tahan öelda ja kutsuda üles eelkõige Reformierakonda, Eesti 200, et jätke oma hääletus vabaks, ärgem olgem sotsiaaldemokraatide pantvangi, heitke need ahelad enda ümber. Meie oleme head tahet näidanud. Me vaatamata paljudele puudustele, mida siin aeg ei võimalda ette lugeda sellele eelnõule, toetame selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist ja tahame selle menetlemist, et jõuda ühisele resultaadile. Ja mul on palve, toetage ka teist eelnõu, et me saame need menetluse käigus ühendada ja saame maksimaalse ühisosa leida. Aitäh!